õpilasi vaadata, et kuidas moodi nad tunniga hakkama said, sest sellele eelnes ka ju tunni ettevalmistamine ja nad olid väga õhinaga asja juures, et just nimelt ka see Kahoot, et küsimusi koostada, küsimustele vastuseid leida. See oli tore protsess ja õpilastega koos mõtlesime siis välja ja nende ideed olid toredad ja põnevad, et mille peale võib-olla ise polekski tulnud, et teeme seda nii või teeme midagi teisiti, lähenesid huvitavalt ja tore oli vaadata, et nad said selle tunniga hakkama. Ma kartsin, et ma pean teiste peale häält tõstma, et nad oleksid tasa. Õpetaja on tore olla, aga häält tõsta natuke on ka hirmus. Kui sa oled kogu aeg õpetaja, siis sa pead nagu tähelepanu keskel natuke nagu olema. Täna oli väga pingevaba. Olin rohkem passiivsem. Võib-olla eelmine aasta näiteks oli selliseid aktiivseid ülesandeid, kus pidi kaasa mõtlema ja ma olin eelmine aasta kunstitunnis ka. Aga täna oli selline kuulaja rollis, mulle meeldisid laste esitlused.